hakkame filtreid vahetama, siis paneme vee kinni ja mul on sellised tavalised kanalitorust tehtud siuksed filtrikatted, et ei tekiks vetikat nii palju sisse koos valgusega. Siit sai küll nii. Niimoodi päris mustaks läinud või? Okei. Siis võtame siit filtrivõtme. Siit võtta ei saagi peale. Niipidi vist oli lihtsam, et ma võtsin ennem selle filtri lahti. Pole tükk aega vahetanud, tavaliselt kuskil paar kuud filter vastu peab. Vaatame, kas tuleb. Päris kõvasti kinni. Ahaa. Tundub, et tahab mingit väikest koputamist vist saada. Ossa raisk, see oli küll kõvasti kinni. Nii, kausi. Ja nüüd pole midagi muud, kui proovime selle filtrist kätte saada, vaatama, see õnnestub. Nii, sõrmel sai vist nukka maha keeratud. Ja ometi käega keerad kinni selle, et see surve tuleb ikka päris mässiv siia alati. Nii, üks on olemas. Proovime järgmisega kätte saada, et järgmine õnnestub. Niimoodi. Hetkel tundub, et see on kõvasti kinni. Tegelikult peaks vist ennem ära keeranud. Klõps käis, ma ei tea. Kui ta kurat nii kõvasti kinni, seda üle ei tea. Nii. No see on tummiselt must. Siin ma arvan, et on juba mingi eluliik sisse tekkinud. On üsna kindel selles. Korralikult roostes. See veel enam vähem. Aga noh, need kopsikud peab nüüd seist ära ka pesema ja siis saab tagasi panna. Sellised filtrid siis Atlas oma. Nii, siis kõigepealt esimese. Niimoodi. Läheb siia, klopsti siia. Ja nüüd proovime seda siia siis panna, vaatama see õnnestub. Peab vaatama, et ilusti otsa jääks ja siis muidu on viltu läheb selle väga pointi sellele asjale. Teda väga kõvasti keerata ei tohi sinna. See nagu tummisem, tundub nagu tummisem on alt viltu veits. Ei tea, proovin keerata ka, on näha on, kui vett läbi hakkab laskma, kui vee järgi paneme, siis on näha. Nii, ma ei tea, tundub nagu jäi. Võtame selle kausi siia alla ja mina teen tavaliselt niimoodi, et ma sihukese peale tuleva vee keeran hästi veidikene lahti kõigepealt.
joosta selle peale. Ja siis, kui ta nüüd vaikselt jookseb niimoodi, siis ma keeran seda ära jooksva veega juba hästi õrnalt lahti, mitte kohe täis survega lased, siis ta tekib siuke klõmp ja siis lööb roosti sisse uuesti. Aga no kõigepealt vaatame, kas need filtrid peavad üldse. Vaikselt tuleb. Siit käega tagant mõistlik katsuda kuskilt siit, et kas hakkab tilkuma vesi siit läbi või ei hakka, tundub, et ei hakanud. Ja nüüd siis keeran selle viimase kraani siis rahulikult avatud asendisse niimoodi. Ja nüüd on olemas, nüüd tuleb veel ära õhutada. Ja siin on siis need vanafiltrid näha, kui mustad need on. Kui neid katteid mul ümber ei olnud, siis tekkis veel see vetikas ka sisse. Nii et noh, ideaalis oleks hea, kui filter oleks pimedas täiesti. Vaatan, palju õhku tuleb. Õhutama peab siis täpselt nii kaua, kuni see piimias vaht ära kaob. Siis on kõik väga hästi. Hetkel on ikka väga palju õhku vees sees. Vahtu enam vees ei ole ja nüüd võib siis vee kinni keerata.